Mida rohkem on elus valikuid, seda raskem on otsustada. Maailmas, mis on küllastunud infoga, mis on kaootiline, täis müüte ja pooltõdesid, on lihtne sattuda segadusse. Mida ja keda uskuda? Mille põhjal otsustada? Otsuse, kas valida punane või sinine pluus, võib lihtsalt kõrvale heita. Millele aga toetuda otsustes, mis on elutähtsad? Lõhe teaduse ja inimeste teadmiste vahel on kujunenud suureks. Andmekirjaoskus on oluline osa haridusest. See annab oskuse mõista maailma andmete kaudu, avardab vaatenurki, arendab analüütilist ja objektiivset mõtlemist. Objektiivsemad inimesed eksivad oma otsustes vähem. Palgalõhe toodab vaesust. Väiksem sissetulek viitab, et ühiskond väärtustab naiste tööd vähem. See mõjutab naiste ja perede elukvaliteeti, hüvitiste ja naiste pensioni suurust tulevikus. Palkade avalikustamine ja tööandjate teadlikkuse kasv palgaerinevustest aitavad võidelda palgalõhega ning vähendada ühiskonnas ebavõrdsust. Rahaga tuleb targalt ümber käia. Et teha mõistlikke otsuseid oma raha kasutamiseks, on tarvis ülevaadet oma finantsolukorrast, sissetulekutest ja väljaminekutest, millele ja kui palju raha kulub ja kust kulusid kokku hoida. Eelarve koostamine annab selguse ja kindlustunde. Rahvastik uueneb sündidega. Nimevalik on lapse sünni juures oluline otsus, millele tasub varakult mõelda. Nimesid, mille hulgast valida on lõputult, aga tehtud otsus saadab last terve elu. Igal aastal asutatakse Eestis tuhandeid uusi ettevõtteid. Ettevõtjaks olemine annab vabaduse ise oma tööd ja aega juhtida. Ettevõtte loomiseks tasub kõigepealt kaardistada konkurendid, nende toote või tegevuse tugevused ja nõrkused ning mõelda välja, mille poolest teiste hulgast eristuda. Maailmas toodetakse rohkem, kui inimesed jaksavad tarbida. Prügimäele jõuavad esemed, mida võiks taaskasutada või ümber töötada. Mida rohkem kulutame asjade, toidu ja energia tarbimisele, seda suurema jalajälje jätame endast keskkonda maha. See, millises keskkonnas me elame ja kuidas loodust hoiame, on meie kõigi otsus ja vastutus. Meie eluiga järjest pikeneb. See, kui kaua saame tunda rõõmu tervena elatud elust, sõltub suuresti meie valikutest. Mida sööme, kui palju liigume, kuidas oma tervist hoiame ning isegi sellest, milliseid mõtteid mõtleme. Aeg on meie elus kõige väärtuslikum ressurss. Seda ei saa säästa, laenata või rohkem teenida nagu raha. Otsustest, mida teeme täna, sõltub paljuski see, millist elu me tulevikus elame. Kui me oskame kasutada andmeid, saame teha oma elus targemaid ja kiiremaid otsuseid.